salvestab. Ja minu arvuti ütleb, et ta hakkas salvestama ja minu arvuti ütleb, et kell on 20:32, nii et ma arvan, et me võime juttudega pihta hakata. Et selle puhastuskuuri alguse Zoomi kõige olulisem mõte on see, et me saaksime kõik nii-öelda ühele leheküljele, et me saaksime selle alguse kätte ja me teaksime, mida siis teha, mida homme, kes alustavad homme, eks ole, et millega siis oma hommikut alustada ja millega siis arvestada kogu selle ees ootava kuu jooksul. Et ma loodan, et sul on olemas puhastuskuuri tooted, kui on, sa võid chati panna ja või midagi sellist. Ja juhul, kui sul neid veel ei ole, et ma loodan, et need tulevad siin lähematel päevadel sulle kohale, et siis sa saad alustada puhastuskuuriga sellise väikese nihkega. Aga see on okei, selles mõttes meil on kevadest see kogemus, et ongi täiesti võimalik nii, et oled see paar päeva nihkes või isegi möödunud korral Katrin Amira jõudis ka. Katrin ütles, et oli täitsa okei teha puhastuskuuriga niimoodi, et oli 10 päeva nihkes. Ja mina ise mõtlesin, et täna me võiksime siis rääkida sellest, et mis meid ees ootab. Me võiksime rääkida toitumisest natukene ja võib-olla kui teil on ka küsimusi, siis igast sellest toidulisandist, igast tootest, mida me selle kuu jooksul kasutame, võiksime rääkida natukene lähemalt, mida oodata. Võib-olla mõned sõnad menüüst, mõned sõnad elustiilist ja loomulikult, kui sul on küsimusi, et siis on hästi oluline, et kõik need küsimused saaksid täna siin ja praegu vastused, et me saaksime niimoodi rõõmsalt ja toredasti alustada. Ja mul on tohutult hea meel, et kõik, kes te olete juba selles Facebooki grupis olnud, et te olete niivõrd aktiivselt säravad ja toetavad. Et see on hästi-hästi tore ja see eesmärgistamine, mida me seal juba tegime, see mõte, et me teadlikult paneme paika oma kavatsuse, mida me tahame kogeda selle eesootava kuu jooksul, mida see puhastuskuur meie ellu tuua võiks, et see on hästi-hästi tähtis, sest kavatsusest algab kõik pihta. Vot, aga Amira, Piia, mida tahate teie lisada niimoodi sissejuhatuseks? Mina mõtlesin, et ma olen rohkem pigem nagu kuulaja rollis seekord. Mul on kogemus, ma alustasin täna sellest, et ma jätsin kohvi ära ja mul on siuksed jääknähud või need võõrutusnähud. Mul on selline peavalu, et ma pean ära surema, mul on täitsa kohutav, päriselt ka. Ma tean, et see võib kesta paar päeva, aga ma olen pühendunud ja ma proovin seekord teha ilma kohvita, sest see on see alati, millega ma nagu petan seda puhastust. Et ma teen kõik puhastusasjad, aga ma ikka kohvi joon. Eks ole, see on väga äge, sest nüüd sa saad aru, mida ma sulle rääkisin eelmine kord kevadel, eks ole. Mul oli samamoodi, et kofeiini ärajätmisest tõenäoliselt need esimesed paar päeva olid sellised peavalud, et ma mõtlesin, et kuulge, ma ei tea, kas seda puhastust ikka teha saab üldse. Aga me ei taha üldse siin kedagi ära hirmutada. Ma lasen Katriniga kohe sisse. Aga see on üks asi, mida sa pead lihtsalt teadma, et see võib juhtuda. Et kust me pihta hakkame, et kas me vaatame näiteks, kas ma saan näidata seda puhastuskuuri skeemi, et vaatame selle nagu koos äkki üle ja sealjuures me saamegi siis juba rääkida nendest nii-öelda staadiumitest või nendest 10-päevastest tsüklitest natukene ja võib-olla siis ka seda, et mida oodata ja meil on siin ju mitmed inimesed veel, kes on seda puhastuskuuri juba korra läbi teinud, et siis saab igaüks ka oma selliseid kogemusi ja mõtteid juurde lisada. Just. Nii, ma tahan teile näidata just seda sellist, kas te nüüd näete sellist värvilist väikest pildikest? Et keegi võib mulle lehvitada, Lea, sa võid mulle lehvitada, kas tuli nähtavale selline värviline puhastuskuuri skeem? Jaa, on näha. Super, väga hea. Et see on nagu see skeem, mille kõige lihtsamalt üles leiab, kui panna otsingusse, eks ole. Ja siin on näidatud ja ära nagu selge see, et üks hästi oluline toode, mida me tarvitame siis kogu selle puhastuskuuri Triin, lasen sisse. Jooksul on Lifelong Vitality kapslid ja soovitus on siis 2 kapslit hommikusöögiga, 2 õhtuga, aga mina soovitaks pigem võtta ikkagi 2 hommikul ja 2 lõuna ajal.
et meil on ka neid kogemusi olnud, et inimesed ütlevad, et see annab liiga suure energialaksu ja pärast õhtul on raskusi magama jäämisega. Aga et saad siis proovida, kuidas teha, eks ole. Et võid jagada 2+2 või siis mina olen tegelikult ise olnud ka niivõrd mugav, et ma hommikuti mõnikord võtan kõik need 4 korraga lihtsalt ära. Et enda nagu tunde järgi. Teine asi, mis on iga päev selle kuu aja jooksul siis kasutusel on terrasaimi seedeensüümid, mis aitavad toitu lõhustada, need sisaldavad erinevaid ensüüme ja need on siis soovitus võtta iga söögikorraga koos, nii hommiku, õhtu kui lõunasöögiga koos. Siis on vanast ajast on see Sendokriin, aga selle asemel seda enam tänapäeval selles komplektis ei ole. Need on Zengesti kapslid, mille kohta oli siis antud see soovitus, et võtta vastavalt vajadusele või siis 1 kord päevas, et selline valik. Ja esimesel 10 päeval on siis ka Sendokriini keelkapslid, need on selles purgikeses, eks ole, sellised vahvad, läbipaistvad nagu kommid, eks ole. Et neid siis võtta hommikusöögiga ja siis 1 kapsel õhtusöögiga. Mina ei mäleta, kas ma täpselt niimoodi neid asju võtsin kevadel, et te võite täiendada, sest ma tean, et meil oli ikka natuke erinevad skeemid kasutusel. Aga Sendokriin on siis see, mis käivitab sellise ja aktiveerib kehasüsteemid, et nad hakkaksid ennast siis aktiivselt puhastama. Ja just nimelt need meie erituselundid, need hakkaksid aktiivselt mürke välja viima. Ja vee joomine, vähemasti 5 klaasi päevas võiks seda vett olla, no, käib siis koos sidruniõliga, mis samuti meie keha puhastab. Ja mulle nagu väga hästi meeldis ja sobis puhastuskuuri ajal niimoodi teha, et alustadagi hommikut sellega, et juua 1 klaas sellist mõnusat kehatemperatuuril vett, kuhu ma panin siis sidruniõli sisse. Nii, kas te tahate jagada selle koha peal natukene oma neid kasutuskogemusi ja skeeme, et kuidas olid need teie skeemid? Mina tegin täpselt selle skeemi järgi, mis siin on. Mida võib-olla tasuks teha on see, et hommikul või siis juba eelmise päeva õhtul panna järgmise päeva kõik need kogused kuskile valmis laua peale või kapi nurga peale ja siis sa järjest iga selles toitumise ajal tead juba, palju sa võtma pead, et siis ei hakka enam purkidest kokku otsima. Sest mina kevadel ühte lugu jälle, ma ei pannud alguses neid valmis ja siis ühte lugu ma pidin jälle arvutist või telefonist vaatama seda tabelit ja siis hakkama endast kahtlema, kas ikka oli nii või olnud. Aga pärast oli mul need kapsli hunnikukesed kõik laua peal ja siis kogu aeg järjest aga võtsin, siis ma olin kindel, et kõik läheb nagu õigesti. Ja aitäh, Lea, selle hea mõtte eest. Et muidugi, kui sul on lapsed majas, siis ära neid kuhugi niimoodi kättesaadavasse kohta pane. Et minu õudusunenägu on see, et mingisugused tabletid, kapslid, mingid asjad on kättesaadavad. No, vaata, mul on 3-aastane. Ja, aga mida mina ise tegin, mul on selline puhvetkapp, et ma panin kõik need parasjagu vajalikud toidulisandite purgid. Ehk siis algul, eks ole, LLV, terrasüümi, Zengesti, Sendokriini ja sidruniõli. Ma panin nad endale nähtavale, et just ei tekiks nagu pea sees seda segadust, et mis on need asjad, mida ma siis nagu praegu pean võtma või praegu pean tarvitama. Et see aitas, aga see on sisuliselt see sama mõte, Lea, mida sina nagu praegu siin jagasid, et pane nad endale nagu valmis, et ennetada seda segadust. Et mida ja kuidas, et iga kord ei peagi mõtlema, et algul see tundub võib-olla tõesti pisut nagu uus, harjumatu ja võib-olla ka natuke nagu segadust tekitav, aga minu kogemus oli see, et sellega tõesti harjub ära ja see põhjus, miks minul endal näiteks see puhastuskuur nagu katkes, ma vist grupis ütlesin ka juba seda, just selle viimase 10 päeva jooksul, kui nii-öelda kõik nagu suuremad asjad olid selja taga ja peaks olema ainult see nii-öelda koerasaba, mida ületada, oli see, et minul ei olnud DDR Prime, ei olnud nende kapslitena.
vaid ta oli õli ja ma pidin siis nagu õli tilgutama endale sellesse taimsesse kapslisse, et teda võtta või siis kuidagi teisiti võtta ja vot see oli nagu see komistuskivi, et selles mõttes seekord ma tellisin endale ka need kapslid, et kõik on siis hästi lihtne ja kõik on kohe nagu valmis, ma ei pea mitte midagi nagu tegema. Et nagu nende toidulisandite poole pealt on kõik nagu olemas. Aga kui neid LLV purke on 3, siis 2 kapslit igast, eks ju, ehk siis 6. Jah, põhimõtteliselt küll, 2 kapslit igast. Ja. Et nii nad lähevad. Ma ei tea, et vaata, Kersti, kas sina ütlesid selle soovituse, aga võib-olla seda ei ole vaja nagu järgida või ma olen kuulnud kelleltki ka seda soovitust, et võib seda LLV-d ka hakata järk-järgult nagu sisse tooma, et esimene päev võtadki nagu võib-olla 2, järgmine päev 3 ja siis 4 või kuidas nagu sellega on? Ei, pigem ma ütleks LLV kohta just, et seda peaks tegema selle puhastuse jooksul ikkagi täisdoosi, mis on 12 kapslit päevas ja siis just nimelt jagada ära. Sest et see ei ole tavaliselt see toidulisand, mis võib mingisugust reaktsiooni või asja tekitada. Sa saad kõige parema efekti just sellisel juhul, kui sa võtad seda täiskoguse. Aga mida võib proovida, kindlasti on G-Exassisti puhul see, et me võime võtta seda, eks ole, vot siin ongi sellel neid tabeleid on ka nagu erinevaid olnud, et tegelikult seda G-Exassisti võib võtta 1–3 on ju päevas. Ma 3 korraga ei soovitaks küll võtta. Mina näiteks olen võtnud 2 korraga peale seda, kui ma tean, kuidas mu keha reageerib sellele. Aga kui sa oled uus näiteks, siis kindlasti võta ainult 1. Vot GX on selline, millega peaks olema ettevaatlikum, sest see võib tekitada konkreetseid tundeid kõhus. Aga LLV-ga seda peaks panema kohe täismatsuga ja mina võtan LLV-le juurde ka alati Maito2 Maxi muideks. Teda ei ole siin selles nimekirjas olemas, aga mina kasutan ka seda. Just nimelt seda nagu sinna juurde. Just nagu puhastuskuuri ajal, et selles mõttes, mis see loogika siin on, et kas ta nagu kiirendab veelgi nagu kõiki neid ainevahetusprotsesse või mingi lisapuust või mida see annab? Jaa. Täpselt, see esiteks ongi, ta aitab, eks ole, rakkudel produtseerida, eks ole, seda ATP energiat, kuna me sööme teistmoodi, siis võib ka tunduda, et eks ole, et vaata, et energiat võib jääda vähemaks või eriti, kui sa võitled mingite isudega või suhkru või magusa isuga, siis kui energeetiliselt, eks ole, kui raku tasemel toimib organismis, eks ole, ainevahetus, siis kõik need igasugused isutamised on tunduvalt kergemad taluda. Aga seal võib ka see olla, et kui sul on juba väga kiire ainevahetus, siis Maito2 Max annab energiat rohkem juurde, sa muidugi võid ka minna tunda rohkem näljatunnet. Ja selle jaoks on minul juba välja kujunenud sellised, kuidas moodi näljatunnet petta. Eks ju, sest ma olen suht selline, ütleme, kogenud puhastaja, eks ole. Ma võin nendest ka pärast rääkida, kui me jõuame sinnani, kui me jõuame toiduasjadeni. Aga tagasi tulles ei, Lifelong Vitality'ga ei oleks mõtet kooneldada, seda panna ikka täisdoosis puhastuse ajal. Ja, suurepärane, aitäh sulle. Et jah, just. Ja see sama G-Exassist, mis on siis 11–20 päev, on see kaprüülhapet sisaldav ja mõnda väga tugevalt puhastava toimega eeterlikku õli sisaldav kapsel, mis korraldab siis soolestikus sellise tõsise sõja ja võitluse, et soolestik ära puhastada. Ja see tuleb siis siin nagu soovitus on, et esimene või 1 kapsel õhtusöögiga ja siis siin on ka öeldud, et siis tõesti, et kui sa oled juba nagu aru saanud, kuidas see sulle mõjub, et siis võid teise kapsli või siis kes võtab, eks ole, 3, et selle siis juurde lisada. Ja see keskmine osa puhastusest, et see võib olla selline huvitav, et võidki nagu tajuda seda, et kõhus toimub midagi ja see võib ka natuke ehmatav olla, et ma ei tea, kuidas teil naised oli, et kas kellelgi kevadel oli selliseid ehmatavaid kogemusi. Nii, Piia raputab pead, ei hakka mikrit isegi lahti võtma. Nii. Aga vot, et igal juhul on tore hoiatada,
et kui nüüd muuta toitumist, muuta menüüd, muuta kofeiini tarbimist, et siis võib alguses olla paar päeva, eks ole, sellised rasked kohanemisega. Seal keskel võib olla huvitavaid tundmusi seoses selle puhastusega, mis soolestikus toimub ja mida siis GX-assist alustab. Ja siis see kolmas osa, et see peaks olema selline spa-puhkus, et kui sa võtadki siis neid häid prebiootilisi kiude ja probiootikume, mida PB Assist sisaldab ja sinna juurde siis sellist raku tasandil raku elutegevust ja tervist toetavat TDR Prime'i. Et selline on see skeem ja noh, näed, mahub ühele leheküljele ära, eks ole, et siit tuleb lihtsalt järjest minema hakata. Ja ma ei tea, kas meil on grupis olemas, kui ei ole, siis ma kindlasti panen meie gruppi selle ülesse. See leheke, et kui sa tahad kasutada seda checklisti, et sa saad iga päeva peale ära märkida, et nüüd võtsin seda, eks ole, et nagu niimoodi järge pidada. Et mul endal tüdrukutel, suurtel tüdrukutel on ka, mõlemal on igapäevased nagu need tabletid ja neil on selline karbike, kus on esmaspäevast reedeni iga päeva jaoks on eraldi lahter ja siis sealt on väga hea nagu järge pidada, et kas on võetud, võtmata, mis nagu toimub, et võib-olla on ka väga hea niimoodi järge pidada, et seda checklisti märkida siis, et kui noh, kes tahab, on ju. Et ma vaatan üle, et see on olemas. Kas teil on nende toodete kohta konkreetselt küsimusi, et ma arvan, et see on hea koht praegu sellest rääkida, et konkreetselt, kui sa tahad mõne selle toote kohta täpsemalt teada, et siit edasi me võiksimegi minna nagu menüü juurde. Nii, vaikus, ma igaks juhuks tšekkan korra chati ka, et kas mõni küsimus on chati tulnud? Näed, Kaisa ütleb, et sarnase efekti, selle nii-öelda võõrutusnähud võib tekitada ka magusa ärajätmine. Et absoluutselt ja nagu Kersti täiendab, et see kõik on sõltuvus. Et suhkur on üks suuremaid sõltuvusaineid üldse. Ja et see keha puhastamine, et see on ka see, et me liigumegi sellise vabaduse poole. Et see, kui meil ei ole sõltuvusi, viib meid nagu vabaks. Ja see on väga-väga tore. Nii, küsimusi chatis ei ole praegu. Et kas siis võtame ette menüü, jah? On ju? Ja, et noh, tundub ju tegelikult lihtne, et süüa võiks mõistlikult, piisavas koguses, regulaarselt, et on olemas hommikusöök, on olemas lõunasöök, ma kõlan nagu lasteaiakasvataja ja on olemas ka mingi õhtusöök, noh niimoodi, et väga hea, kui su päevad on sellised, et sa saad selle mingi rütmi endale sisse planeerida, jah? Ja menüüst tuleks võimalusel siis välja jätta kõik need juba nimetatud sõltuvust tekitavad asjad, ehk siis suhkur, nii palju kui vähegi võimalik, valgejahu, nii palju kui vähegi võimalik, siis kofeiin, seda sisaldavad nii must tee, roheline tee kui kohvi, isegi kakaos, kui ma nüüd õigesti mäletan, on kofeiini mingil määral sees. Kõik need maiustused, mida me oleme võib-olla harjunud tarbima, sealjuures ma tean vist ühte šokolaadi, mis ei sisalda suhkurt, aga üldiselt nad sisaldavad kõik suhkurt ja neid asju, mis meile neid heaoluhormoone tekitavad, et need asjad jäävad ka, eks ole, kõrvale. Siis piimatooted tuleks hästi läbi mõelda, et mida sa tarvitad ja mida mitte, et pigem vähendada, et võib-olla siin on erandiks mõni selline hea hapendatud piimatoode, et mida siis võib mõelda, aga võib-olla on ikkagi parem selle 30 päeva jooksul ka piimatooted välja jätta. Liha samamoodi, et kõik see nii-öelda jutumärkides raske liha, et võiks menüüst välja jääda, et võiks olla selline võimalikult taimne, võib-olla siis mõnel hetkel kalaga täiendatud selline menüü. Täiendage, parandage, eks ole. Et siin on ka mitu põhjust, et miks seda teha, et miks oma organismilt kogu see seedimise koormus maha võtta, et siis tal on rohkem ressurssi puhastuda ja terveneda igas mõttes ja igal tasandil. Ja jätame kõrvale võib-olla üldse selle arutelu, et mida meie lihad ja kõik need nii-öelda poolvalmis toidud tänapäeval poest ostes sisaldavad. Ja mõtlen, kas menüü kohta oli midagi veel. Alkohol ilmselgelt võiks välja jääda. Esimese hooga võib-olla tundub, et ei olegi midagi süüa, eks ole. Aga me avastasime kevadel väga palju ja jagasime omavahel ka väga palju selliseid toredaid taimseid retsepte.
ja see on selline huvitav teekond ja soola võiks ka võib-olla toidus vähendada. Et nüüd jälle võib-olla teised kallid kaaslased lisavad juurde, et need olid minu toitumise teemalised esimesed mõtted. Ma võin lisada, kui soovid. Ja, Keiu siin küsib tegelikult seda ka, et mesitee sees. Ja Katrin ütleb, et süüa oli väga palju. Ja Lea lisab, et mingi osa fruktoosi jääb nagunii ka ikke sisse puuviljadest ja täpsustab, et mesi on ka glükoosi ja fruktoosi segu. Ja, et puuviljasuhkur on kindlasti sees, kui sa puuvilju tarvitad, eks ole, et selles suhtes tasub ka natuke tähelepanelik olla. Aga Kersti, palun. Mul kahjuks siin neid hakib jälle, ma ei tea, kuidas minul hakib, ma ei tea, ma loodan, et teie mind kuulete hästi. Meiega on tõesti selles mõttes selline lugu, et näiteks minu eesmärk, eks ole, on rohkem kui näiteks kaalukaota, on minul näiteks eesmärk ka vähendada, eks ole, seda kandidoosi, seedetrakti kandidoosi tekkimise võimalust. Ja sellepärast ongi, miks mina ei söö absoluutselt ka neid, ütleme, sellised rafineeritud suhkrut niikuinii. Mett ma ka sellel põhjusel ei söö, sest et mitte, et mesi on meile paha, vaid just nimelt ma üritan mõjutada oma seda seedetrakti mikrofloorat, sest et mesi lõplikus faasis ikkagi mõjub seedetraktile nagu suhkur. Ta ikkagi muutub, eks ole, suhkruks organismile. See on põhjus, miks ma teda nagu ei söö. Aga kui sa tunned, et sa tahad panna mett natukene tee sisse nagu maitseks, siis seda ei saa öelda, et sa ei peaks seda tegema. Aga kui sa tõepoolest loodad selle puhastuse käigus ka ära puhastada oma nii-öelda need maitsemeeled või tundlakesed, siis ma soovitan proovida ilma meeta seda asja teha. Ja näiteks, et just nimelt see on ka see rohkem, et mis su eesmärk nagu on, eks ole. Et minul on niimoodi, et mul on teatud päevad, kus ma ei söö ka puuvilju, sest ma olen teinud puhastused oma elus, kus me ei söö ei puuvilju ega üldse lisatud soola, nagu absoluutselt. Näiteks minu õhtusöök küll koosneda näiteks kartulist, peedist ja avokaadost, ma teen nad kõik kuubikuteks, ma kallan ta üle lihtsalt selle kanepiõliga näiteks ja panen sinna peale mingisuguseid maitseaineid, aga kindlasti ilma soolata. Ja see tundub alguses jube vastik, aga näiteks ütleme, mul on 4 päeva ilma soolata ja siis on selline, et 5. päeval ma siis natuke lisan näiteks banaani smuutile, eks ole, ja siis see smuuti tundub niivõrd magus tänu ühele sellele banaanile, sest juba 4 päevaga muutuvad absoluutselt kõik maitsetundus muutub. Kui ekstreemseks hästi suur vahe, sest kui organism on näljas, siis tegelikult siis ta vajab toitaineid, aga kui sul on isutamine, siis on see sõltuvus, millega peab toime tulema. Ja vot see ongi see, et kui sa suudad nendel kahel vahet teha, vot siis oled sa sellest puhastusest ka nagu midagi õppinud. Ja ma võin hiljem edasi rääkida, mida teha nende isutamiste puhul. Kuule, aga räägi kohe. Selles mõttes, kui juba see isutamine teemaks praegu siin tuli, et see võib-olla ei puuduta meid kõiki, aga samas see on selline kasulik teadmine, ma arvan. Okei. Ütleme näiteks, kui sa oled selline, kes on muidu harjunud sööma mingid küpsiseid või komme või sellist näiteks, mis minul ei tuleks nagu enam pähegi, sest mina tõepoolest selliseid asju ei ole enam, ma lihtsalt ei söö. Aga ma tean, et inimesed söövad. Ja siis ongi niimoodi, et näiteks pane kuskile kapinurka endale kuskile tatlid. Sellepärast, et tatlel on küll ka samamoodi, ta on ikkagi fruktoos, ta on hästi kõrge glükeemilise indeksiga, ta lööb veresuhkru järsult üles, aga seal on vähemalt kiudeained ja seal on vähemalt toitained sees. Et võt selle küpsise või kommi asemel ja selle kohutava suhkruvajaduse asemel võta siis see tattel, kui sa tõesti teisiti ei saa, kui sul pea lõhub, nagu mul praegu lõhub kohvi sellest võõrutusest, siis võta tattel, eks ole ju. Teine versioon, kuidas üleüldse magusa sõltuvusega toime tulla, on teha iga päev rohelisi smuutisid. Ja rohelise all ma pean silmas seda, et sinna võib ka panna näiteks ananassi ja banaani magustuseks, aga sinu aluspõhi
on kas lehtkapsas või spinat, see blender või see peab olema suuremalt osalt täis rohelisi asju, midagi rohelist ja siis sa paned sinna marju, eks ole, banaani, natukene ananassi. Ma võin mingil hetkel, kui mul tuleb, ma võin teha ka neid videosid sellest, kuidas moodi mina smoothisid teen, sest ma olen smoothie queen, on ju, sest ma teen smoothisid nagu kogu aeg, see on mu igapäevaelu osa, aga see aitab, smoothiede joomine aitab magusa sõltuvusega imehästi toime tulla. Ja siis on näiteks see, et kui sa tunned õhtul, et täitsa lõpet, sa oled ikka nagu, no ütleme, sa oled näljane, tunned, et täitsa lõpet, et nagu ei ole kõht täis, et sa ei taha ka seda tatlit võtta, et ei ole tegemist nagu mingi sõltuvusega. Väga lihtne trikk on võtta lusika täis chia seemneid ja panna see vette ja juua see kohe ära, mitte nii, et sa ootad ära, lase neil seal nagu manduda, sest nad lähevad vaata limaseks. Aga see sama kogus sinu maos, eks ole, 10-15 minuti jooksul nad paisuvad ja tekitavad maos täiskõhutunde ja sulle läheb signaal aiu, mis ütleb, midagi on tulnud. Ja see on ka näiteks üks asi, mis aitab väga hästi täiskõhutunnet tekitada, kui sa tunned ennast näljasena. Ja chia seemned on ju, nad ei anna kaloreid. Nad annavad imelist kiudainet, mis läheb läbi seedetrakti ja haarab nende seedetrakti kurdude vahelt kaasa kõik igasuguse jama ja mustuse ja seda chia seemne sellist trikki kasutada. Selle ma õppisin ära kunagi ammu juba, peaaegu 10 aastat tagasi, kui ma neid puhastusi hakkasin tegema. See nagu toimib väga hästi. Küsige midagi. Just, see on see toitumise küsimuste koht praegu. Jaa, just, keegi siin kommenteerib veel, et suhkur hakkab pärast vastikult maitsema just nimelt. Kui sa pole suhkrut ammu, nii et kui sa ta nii-öelda maha jätad, siis pärast suhkrut proovid, siis on täpselt siuke nii magus, nii vastik. Mul on ka näiteks, ma ei saa liiga magusaid asju enam üldse nagu süüa, sest ma olen rafineeritud suhkruga suht, eks ole, niimoodi hüvasti jätnud, eks ju. Ja et keegi veel ütleb, et kasutab ka chia seemneid. Ja chia seemned on täiesti imeasi. Seda võib ka smoothiile või hommikupudrule peale panna. Lihtsalt arvestagi sellega, et ta paisub maos, et ära pane palju, sest magu võib venida, ta läheb liiga suureks ja sul võib tekkida maos võib tekkida raskus, sest chia seemned paisuvad. Alati arvesta sellega, et chia seemned paisuvad. Mäletate, ma jagasin seal ma tegin ju selle maasikate ja siis kookospiimaga tegin ju siia seemnega, tegin pudingu endale nii paksuks ja väike sutsakas on ja mul oli selline magustaid. Tegelikult mul seal sees suhkurt ei olnud. Mul oli seal ainult maasikad, kookospiim ja siia seemned ja ma segasin nad ära ja ma ei saanud enne sellepärast kaamerat lahti teha, et mul on siin hotellis õhtusöögi aega vaatad, oleks näinud, kuidas ma siin salatit söön. Okei, kuule väga lahe, sa oled kusagil reisil. Ma tegelikult, Kersti, tahtsin ka, et võib-olla sa kommenteerid seda piimatoodete teemat ja Triin on ka just küsinud, kas laktoosivabad keefirid ja maitsestamata jogurtid on ka vastunäidustatud. Et see piimatoodete teema, et paar sõna võib-olla selle kohta ka. Jaa, hea meelega. Hea, et sa küsisid seda küsimust ja kohe vastan ka ära kofeiinivaba selle kohvi küsimuse. Need on mu lemmikküsimused. Eks ole. Kõik, mis on tehtud millegi vabaks, laktoosivabaks või suhkruvabaks või kofeiinivabaks, need on kõik töödeldud toiduained. Need on läbinud mingi protsessi, mis on kasutatud selleks, et teda vabastada mingist ainest, eks ole ju. Just eriti kofeiinivaba kohv on täielik lurr. See on töödeldud kohv, mis on täiesti mõttetu. See on nagu alkoholivaba õlu või vein. See on eks ju, sa jood mingisugust töödeldud lurri, et kui sa vähegi saad, siis jäta see lihtsalt ära, see on minu soovitus. Ja laktoosivabade piimatoodetega on samamoodi, siis tegelikult ikkagi läheb ta läheb ka selles mõttes, et mitte ainult, et ta on töödeldud, aga ta läheb ikkagi loomsete toiduainete kategooriasse ja ta läheb happeliste toiduainete kategooriasse. Meie üks eesmärkidest puhastuse käigus on teha keha aluselisemaks. Aluselisemas keskkonnas taanduvad põletikulised protsessid
eks ju, aga need laktoosivabad keeferid ja muud asjad siiski on happelised, kuigi neilt on laktoos nagu eemaldatud. Et selles mõttes ongi jälle, et kui sa tõesti teisiti ei saa või kui on mingisugune lusika täis mingit asja vaja kuskile panna, no loomulikult ära mine nagu lolliks selle piiramisega, eriti kui sa oled algaja. Siis ma ütlen ka, et vaata neid asju, aga kui sa oled, ongi mina nagu kogenum juba, ma võtangi näiteks praegu müüakse täiesti kookospiima baasil tehtud jogurteid, mis ongi konkreetselt nagu vegan jogurtid. Muidugi kõik vegan jogurtid praegu ei sobi, sest neil on ikkagi suhkur sees, aga just need sellised maitsestamata kookospiima baasil tehtud jogurtid täiesti nagu sobivad. Et minu soovitus on, kui sa vähegi saad, siis ära alkoholivaba viina ära joo, kofeiinivaba kohvi ära joo, laktoosivaba asju ära söö, eks ju. Et meil on nii palju toredaid asendustooteid, mida saab just kasutada just kaerapiima baasil ja vaadake, kui te ostate taimset piima kindlasti, kuhu ei ole lisatud suhkrut. On ju. Ja väga palju see Eesti kaerapiima kahjuks on lisatud rapsiõli. Et vaadake, rapsiõlist võiks samuti hoiduda, see on Eestis kõige mürgitatum taim üleüldse on raps ja rapsiõli on väga mürgitatud asi, eks ju. Ja mul oli nii hea meel, kus ma ei mäleta, kas oli Farmi või Tere või kumb hakkas seda piima tootma, seda kaerapiima. Ja rapsiõli on sees ja ma kahjuks pidin ta jätma sinna paika, ma ikkagi ostan siis kas neid teisi, ma ei mäleta täpselt, mis firma omad, aga vaata sellist, milles ei ole rapsiõli ja milles ei ole lisatud suhkruid, see on hästi oluline. Just. Sest taimepiimad on ju nagunii juba üsna magusad enamasti. Ja, nad on loomulikult magusad. Just. Mandlipiim näiteks on suht sellise magusa olemisega minu jaoks ja kuidas sulle meeldib? Meeldib riisipiim, kaerapiim, mandlipiim, India pähklipiim? Võtame, kus tahad. Absoluutselt. Eelmine kord ma jagasin mõned retseptid sellest Frantsila kokaraamatust. Et seekord vahepeal on mulle juurde tekkinud madala glükeemilise indeksiga toitude kokaraamat, et ma kavatsen selle kuu jooksul ka sealt ühte-teist proovida. Ja ma tean, et meil on siin grupis, näiteks Inga jagas ju ka oma teadmisi toitumisest, et meil on siin nagu hästi palju ägedaid naisi, et kellel on häid retsepte ja häid mõtteid, et neid me saame siis omavahel jagada. Sest minu meelest üks hästi tore asi, mis kevadel toimis, oligi see, kui keegi jälle valmistas midagi ja pani selle pildi et see oli kuidagi hästi nagu tore ja motiveeriv ja ka ideid andev, et mida siis teha nagu oma toidulauaga. Ma nii ootan, et keegi paneks uuesti postitaks selle mingisugune, tead selle tangudega padaroogoli, mis pandi ahju mingisugune. See oli maailma parim asi. Ma kohe ootan, et see seda oli uuesti teha. kapsagruubi vorm, virbi selle retsepti järgi, see Frantsila retseptid olid need. Mina olen seda ka jäänud täiesti tegema ja samamoodi näiteks peedirisotot või peedioorsotot või mingeid selliseid lihtsaid asju ja püreesuppidest rääkimata. Või see, kuidas me avastasime, eks ole, selle pärmihelbed, jah. Inaktiveeritud pärm, et meil on omavahel tegelikult väga palju jagada, et see, mis sulle endale võib-olla tundub selline täiesti igapäevane ja kõik ju teavad, et siis võib juhtuda, et kellegi teise jaoks on selline uus ja huvitav ja suur avastus. Et on väga põnev just see toitumise pool, et ma soovitan seda võtta sellise rõõmuga, et üldse mitte nii, et sa nüüd ennast hullult piirad, ja see on ikka stressi tekitav ja raske, eks ole, vaid ikkagi nagu sedapidi, et see on selline võimalus proovida midagi uut ja teha midagi natuke teistmoodi. Et pigem nagu seiklus. Ja just toitepärm, toidupärm, mul ei tule meelde. Maitsepärm, just, aitäh, Piia, see oli see õige sõna. Nutritional yeast on ingliskeelne ja teda ongi, kas on olnud maitsepärm või toitepärm on olnud täpselt. Just. Kas teil on toitumise kohta mõtteid, soovitusi, küsimusi siinkohal jagada? Veel. Näed, jah. Katrin ütleb, et asendas kaera kruubiga ja oli ka hea. No vot, neid asendusi sa saad ka menüüs teha, eks ole.
kõik. Ma võin anda paar näpunäidet neile, kes tahavad, kelle eesmärk on ka kaalust alla võtta, et mis on väga hea trikk, kuidasmoodi, et kui sa tahad, kui kaalu alandada ka tahad, siis on hea käia, teha ära jalutuskäik enne, kui sa sööd, et sa hommikul näiteks jood ära oma sidrunivee või selle ja mida veel tasuks juua, on siis seda õunaäädikat, millel on see sagu põhjas. Ütleme, et sa paned sidrunit ja paned õunaäädikat ja jood selle vee ära. See tõstab hästi tugevalt ka sellist rakuaine vahetust, on ju. Õunaäädikas on teada tuntud kui selline ja siis sa lähed jalutama. Teed kas siis palju sa seal jalutad, 20-40 minutit, kuidas su rutiin on ja alles peale seda tuled koju ja siis alles sööd, sest selle trikk on see, et kui sa jalutad enne sööki, siis sinu keha kulutab seda materjali, mis on juba sinu rasvarakkudesse kogunud selle energia ära kasutamiseks. Aga kui sa sööd enne ja siis lähed jalutama, siis energia tuleb maos sellest söögist, mis sa oled parajasti söönud. Ja see on hästi tüüpiline selline nende treenerite trikk, mida nad inimestele jagavad ka. Et see mul loomulikult toimib nende puhul, kellel ei ole mitte mingisuguseid diabeetilisi probleeme ega ei ole kõhunäärmega probleeme, et sul ei teki nagu seda suhkrulangust, mis mõjutab sinu sellist heaolu, eks ole ju, et seda peab ka vaatama. Aga see on väga hea trikk, jaluta ära hommikul enne sööki. Keegi ütleb, et õunaäädikas võib mõjuda ka kaalu tõstvalt. Ma ei ole seda isiklikult kuulnud, kui sul on mingi kogemus sellega, sest ma just tean seda, et ta on hästi rakusisest sellist energiat tõstev ja ta pigem hästi stimuleerib ainevahetust. Ma ei ole seda versiooni kuulnud, võib-olla on sul mingi kommentaar sellele lisada. Kaisa, olid sa, kes kirjutas selle kommentaari? Võib-olla on see õunaäädikas mingi muud moodi kääritatud, kus võib olla suhkruid. Mul just oli näiteks, mul ema on ka igast asju proovinud, siis seal tulis nagu võib-olla, kas on veregrupiga seotud, ma ei tea, aga igatahes kui on need õunaäädika dieedid või mis iganes, et tema läks nagu just vastupidi hästi paiste ja tõstis kaalu, kui teised võtavad maha, siis tema läks nagu tohutu puhitus tekkis tal endal. Sest ma ise ei ole nagu õunaäädikat proovinud, aga ma tean, et mul õunad tekivad sama efekti, kõigil kõik nagu eelistavad nagu enne toitu, mis süüa nagu õunu või pärast, siis minul on ka niimoodi, kui ma õuna söön, ükskõik mis aja mul on nagu väga raske olla. Sul võib olla siis see konkreetselt, et sul on teatud ensüüm, mis ei seedi ära seda õuna. Sul võib olla, et see toores õun ei sobi sulle. Ja, sest seal on ka õunal on, eks ole, samamoodi ta on ühtpidi, vaata, ta võib ka olla natuke happeline sinu mao jaoks, et sul võivad olla erinevad õunasordid või sulle lihtsalt õun ei sobi. Aga sul võis olla seal niimoodi see, mis sul emal juhtus, on see, et seal võis olla juba mingisugune rakkudes võis olla väike selline toksiline niisugune olukord tekkimas, et kui rakud on endiselt, kui nad hoiavad toksiine kinni ja kui siis see õunaäädikas tuleb ja hakkab seda liigutama ja kui sul ei teki seda osmootilist efekti, mis tõmbab rakkudest vedelikku välja, siis see võib seda ärritada ja ta hoiab vedelikku veel rohkem kinni. Et ta võiks kuidagi moodi saada omal selle just nimelt nagu muuta täielikult aluseliseks niimoodi, et rakud hakkaksid laskma lahti seda vedelikku. Või teine variant on tõesti lihtsalt see, et tundub, et teil peres võib olla see, et teile õunad ensümaatilisest seisukohast lihtsalt ei sobi. Võib ka see lihtsalt olla. Ja, neid erandeid ju ikka on. Ja vaadake, inimesi, kellele ei sobi kookos ja mis kõik, eks ole. Et seal võib olla huvitavaid asju. Ja, et kui see ei sobi, kui õunaäädikas ei sobinud, siis ei ole vaja kasutada. Siis on muud trikid. Kas need on muidu erinevaid, need õunaäädikaid? On ikka. Esiteks tuleb vaadata seda, et nad peaksid olema kõik selles mõttes nagu töötlemata, et tal peab olema see sagu põhjas. Nagu, nii kui ta on filtreeritud, nii kui ta paistab läbi, nii ei ole ta hea. Kui ta on see sagune, hägune, mitte läbipaistev ja mida rohkem seal põhjas neid molluskeid liigub, seda parem ta on. Just. Ja kui sa küsid palju õunaäädikat, siis on tavaliselt, see on ainult väikene teelusika täis klaasi kohta, sest et ta on väga, ta on siuke suht äädikane. Ja mul on parasjagu õues terrassi peal on üks selline mahlatünn, mille põhja jäi natuke õunamahla, et ma arvan, et see on juba üsna äädikaks muutunud ja nüüd leiab ka kasutust. Ja,
Aga sa jõudsid tegelikult selle järgmise toreda teemani, et kui nüüd kellelgi praegu toitumise kohta selliseid kriitilisi küsimusi ei ole, et siis me võime edasi liikuda ja vaata selle toitumise teemal, et noh, see on ka see, et kus me saame siis grupis neid sõnumeid ja küsimusi ja mõtteid vahetada niimoodi üsna igapäevaselt või noh, nagu ma ise naersin siin vahepeal, et ööpäevaringselt, et keegi on mingil kellaajal üleval, küsib, keegi mingil teisel kellaajal jälle vastab. Et noh, see suhtlus toimub niimoodi hästi jooksvalt, et just sulle sobival ajal. Et just see liikumise teema, et samamoodi on see 30 päeva, mis meid ees ootab nagu selline hästi mõnus aeg, kui sa võid proovida, et veel mõnda sellist head harjumust kujundada. Näiteks seesama mõte hommikuti jalutamas käia oli väga populaarne kevadel ja noh, sügiseti võib ju midagi sarnast teha. Et noh, üks võimalus või siis ma vaatan päeval, kui ma mõtlesin meie kohtumise peale, mis ma veel panin. Ma panin oma mõttekirja, et mida mina võib-olla tahan proovida. Et ka hea harjumusena, et võib-olla selle puhastuskuuri ajal, mis võiks ka toetada keha puhastumist, on seesama oil pulling ehk siis õliga suu puhastamine hommikuti. Et seda ma mõtlesin, et võiks proovida. Või siis näiteks, et mis on veel soovitusena olnud, et kasutada näiteks rosmariiniõli šampoonis või juuste loputamisel või siis ka seda puhastavat õlisegu Purify, et seda on olnud ka soovitus, et võiks ka näiteks kasutada talla alla lahjendatult. Et sellised asjad, aga mina ise mõtlesin küll, et ma võib-olla seekord proovin seda kuu aja vältel siis teha ka suust seda toksiinide eemaldamist õliga. Ja nii, kuidas mina olen teda teinud, on see, et ma võtan natukene kookosõli, et see on see, mis mul kodus olemas on ja ma olen sinna lisanud siis tilgakese kas nelgi või piparmündi eeterlikku õli ja siis selle võtnud suhu ja sellega siis sulistanud, mulistanud suus niimoodi 3–5 minutit ja siis välja sülitanud selle õli, et seda kindlasti mitte ei tasu alla neelata. Ja kindlasti ei tasu teda ka kraanikaussi sülitada, et ta ummistab torud ära, vaid pigem siis ära visata prügikasti. Et väidetavalt on see selline vana aastatuhandete vanune tehnika, mis siis aitab meil ka keha puhastada täiendavalt. Ja Kaisa ütlebki, et paari päevaga on näha muudatusi. Isegi 20 minutit oled teinud, et no vot, aga algajad alustavad, ma soovitan natuke madalamatest eesmärkidest, sest noh, minul esimese reaktsioonina läks tegelikult selle õli peale süda üsna kiiresti pahaks. Et noh, mina lähen nagu järk-järgult, et ma arvan, et kui alustada kas või paari minutiga, siis see on juba parem kui üldse mitte. Aga ja loomulikult, et eksperdi tasemel võib teha kauem. Ja noh, see ilmselt aitab ka suuhügieenile väga oluliselt kaasa, ehkki üks neid asju, mis näitab, et puhastuskuur on mõjunud, on nii ehk nii see, et sinu enesetunne ja see tunne, mida sa oma suus tunned, näiteks ka hommikuti ärgates, on muutunud, et on vähem päkapikke pidu pidanud, eks ole. Et see on siis see, mis näitab, et puhastuskuur on ka olnud efektiivne. Seda checklisti oli tegelikult natuke rohkem, mis näitab, et puhastuskuur on mõjunud, et kui me nüüd siin edasi liigume, et siis ma ühel hetkel ka jagan. Jah, et alustada vähema õliga ja vähema ajaga, eks ole. Ja väga armas. Just, et see mõte. Nii, midagi veel selle mõtte juures, et mida nagu oma elustiili või sellise heade harjumuste juures võtta, et on kellelgi veel mingeid häid plaane, mida jagada. Millised teie plaanid liikumisega seekord on? Et kas Lea ja Inge jätkavad hommikuti jalutuskäikudega? Mina liigun ühest Eestimaa kohast teise. See ei ole mingi vabandus, Piia, sa saad kas või hotellist välja astuda ja teha oma selle jalutusringi. Mina teen seekord puhastuse ainult programmi, ma ei võta ühtegi lisakohustust. Ja ei, ma ei mõtlegi neid kohustustena, et see on nagu see, et mida sa oled nagu mõelnud, et kas sa tahad kuidagi midagi veel teha. Ja, saame aru, aga Lea, sina hakkasid ütlema midagi. Mina, kui ma suvel käisin ikkagi mingi 7 või niimoodi pluss-miinus enne või pärast seda, siis ma nüüd sügisel pimedaga tegelikult väga ei taha minna. Ja kui mul on võimalus, siis ma lähen, kui on ikkagi natukene valgemaks juba läinud, aga
aga ma olen praegu oma jalutuskäigud küll paigutanud ära päeva peale, aga nüüd enne, kui see jutt oli, Amira ütles, et enne sööki peaks kõndima, et ma siis proovin nagu motiveerida uuesti ennast hommikul ikkagi esimesena minema kõndima ja siis alustama päeva. Aga mis oli nagu kevadel ka hästi hea, oli see, et see päev läks oluliselt pikemaks, kui ma ärkasin vara ja kuidagi see töötahe tuli rutem peale ja üldse oli see päev produktiivsem kui see, kui sa magad kella 9 ja siis venid kuidagi sinna päeva sisse. Aga mis ma nagu seoses söögiga veel tegin, oli see, et see töö juures söömine on alati igasuguste dieeditamiste juures probleem ja siis minul olid küll karbid kõik kaasas, kui ma olin ikkagi oma 12-tunnisel tööpäeval vahetevahel, siis mul olid kõik karbid kaasas ja proovisin ikka kellaajaliselt süüa sealt karbist siis. Ja siis nagu on see keha või kõht on nagu kogu aeg täis ka ja kui ei ole väga pikka vahet, siis ei tule seda näljatunnet ka. Et kas või 2-3 päeva järjest oli siis üks seesama toit valmis tehtud karpides, aga ta vähemalt oli kogu aeg võtta ja sa ei pea siis nagu näljatundega hakkama midagi hästi ruttu genereerima ja siis võib käest ära minna küll. Ma ei tea, kas keegi on näinud YouTube'is, nad on küll ingliskeelsed, aga vaata, seal ei ole palju vaja nagu isegi inglise keelt osata, kui sa visuaalselt näed. On olemas nagu lõunad purgis, kus sa paned kodus pannakse purkidesse ära ja siis sa võtad kas või näiteks mingi kastme eraldi kaasa, kallad sisse, siis loksutad purgi läbi ja kallad selle purgi endale kaussi ja ongi sul lõunasöök. Et neid on tegelikult hästi palju. Just see sinu mõte see, et söök tööle kaasa võtta, see on imeline, sest see väldibki seda, et sa nii-öelda kukud sellelt vankrilt maha, sest muidu, kui sul on nälg, siis sa lihtsalt murdud ja võtad midagi muud, mida sul ei ole tarvis võtta. See on väga hea nendele, kes tööl käivad. Võimlemise koha pealt ma tahtsin, kes on Tallinnast, ma ei tea, kui palju teid siin Tallinnast on. Mina alustasin teisipäeviti uuesti kõhutantsutundide õpetamist Tallinnas. Kui keegi saab tulla, siis tulge minu juurde kõhutantsu tegema. See on ka imeline hea liigutamine. Absoluutselt, et sa võtad ka algajad vastu, ma saan aru, on ju? Ja ikka. See on nagu fitness class tegelikult, ega ma ei koolita seal professionaalseid kõhutantsijaid. Me teemegi seda, kui fitnessi ma teen. Absoluutselt. Venitusi, kõike, absoluutselt kõike. Järgmine teisipäev ma olen kohal. Broneeri mulle kohta. Ja tulge teised ka kaasa, kes Tallinna maal on. Ja, okei, teeme nii. Ei, väga armas. Jaa. No vot, et nüüd Katrin ütleb, et temal on liikumisega nüüd kiire, et neil on Samojeedi koera kutsikas ja hommikul ja lõunal ja õhtul on vaja jalutada. No vaat kui armas, eks ole. Täiesti suurepärane, et elu loob neid olukordi. Et ega see liikumine, ta on meie päeva osa nagu nii. Kersti tahab kutsikat näha, nii siis tore. Vähemalt pilte, et kui mitte kohe praegu, et siis võib postitada koeraga jalutuskäigu pilte ka. Et need on hästi toredad. Ja ma ütleks veel toiduga seoses seda, et näiteks minu keha tahab päevas küll kindlasti sooja süüa, et kui ma sööksin 3 toidukorra ajal mingisuguseid toorsalateid, et siis ei anna õhtuks nagu seda sama tunnet, kui mõni toidukord on olnud soe. Et võib-olla selline tähelepanek ka. Just, mina vaatasin praegu korraks, et mis mu märkmed siin on olnud veel, et mul oli ka soovitusena kirjas see, et natuke oma seda toitumist planeerida, toidud ette valmistada juhul, kui sul on vaja tööle kaasa võtta midagi. Aga see on see, mille Lea tõi ka juba väga ilusasti välja. Lisaks, et kes räägivad inglise keelt, et siis ma võin jagada seda toredat linki Ben Boldeni lehele. Tema dokumenteeris oma puhastuskuuri niimoodi igapäevaste selliste väikeste videolõikudena ja tal oli seal päris vahvalt nagu veel materjale selle puhastuse läbimise kohta, et lihtsalt selline natukene, kui tahad lugeda ja uurida. Aga lisaks on vaata meil olemas ka see enda logiraamat, et selle ma soovitan küll ette võtta ja selle esimese lehe, kus on sinu stardipunkt nii-öelda, täie tähelepanuga ära täita. Ehk siis panna tõesti, isegi kui sa ei plaani kaalu langetada, et pane ka need objektiivsed andmed kirja, eks ole, et mis on su mõõdud, mis on su kaal, et huvitav on näha, et millised on need muutused ja hinda ära oma selline enesetunne ja see selline alguspunkt. Et kui palju sa nüüd täidad, eks ole, neid igapäevaseid logiraamatu lehti, et see on sul endal vabalt valida.
et võib nii ja võib naa, võid mingi oma süsteemi teha, aga ma soovitan küll nagu mingil määral seda teekonda dokumenteerida. Et jälle, et naised, kes te siin kevadel seda tegite, et te võite oma kogemustest jagada, et kuidas see nagu sobis või mis point sellel nagu oli. Vaikus, järelikult keegi ei pidanud päevikut. Jaa, et aga no vähemalt esimese ja viimase lehekülje ma tean, et te täitsite ära. 2-3 esimest lehte. On ju? See mõõtmine aitab kaasa sellega, et mitte, et sa pead, seda ei pea nagu selles mõttes tõsiselt võtma, aga see näitab, see on mingisugune mõõdupuu, millega annab mõõta kogu selle kuu nagu sellist protsessi. Ja seal on, kui need numbrid tegelikult muutuvad, siis sa nagu üllatud ise meeldivad. Et selles mõttes nagu tasub panna kirja, sest muidu sul ei ole võrdlusmomenti. Sest isegi, ma mäletan, et kellel läks, et kes mõõtis oma käsivart, ta läks käsivarrest, läks 4 sentimeetrit maha ja minu meelest see on mingi koha pealt puusa pealt 12 sentimeetrit. Ja, siin oli. Et see oli lõbus, aga siin ma tahaks seda rõhutada, et jumala eest ära mõõda ja ära kaalu ennast iga päev. See tekitab halva tuju, ma arvan. Ja liigse stressi, et pigem see ongi see, et kui sa nüüd täna-homme astud korra kaalu peale, siis see on piisav nagu selleks, et see meie nii-öelda stardipunkt fikseerida. Ja siis kunagi kuu aja pärast otsi see kaal jälle kuskilt välja ja astu sinna peale ja võib juhtuda, et number pole üldse muutunud ja see on täiesti okei. Sest ilmselt on muutunud midagi muud. Ja sellepärast on ka need teised asjad seal lehel kirjas, et see energiatase ja kuidas sa ennast muidu tunned ja nii edasi, et sa võid endale mingid tähelepanekud sinna kirja panna ja mõnikord on nii tore nagu tagasi vaadata ja mõelda, et ohoh, et võt sellises kohas olin või. Sest ega me ise, kui need muutused on sellised järk-järgulised, ega me ise neid nii täpselt aru ei saagi ühel hetkel, et me oleme ju kogu aeg nagu tänases päevas oma sellise enesetundega. Jaa. Siin Kaisa küsib veel kaloraaži küsimust, ma võin sellele vastata, kui soovid. Et üldiselt on niimoodi, et ma olen ka toitumisnõustaja, ma ei ole kunagi inimestel soovitanud väga nagu kaloreid lugeda, sellepärast, et esiteks see on kohutavalt kurnav, vaata, see on nagu kaalujälgijatel oli kunagi, vaata, nad lugesid neid mingid punkte asju, mitte et see vale on, aga mina olen näinud oma kogemusest, et see pigem on frustreeriv inimestele, nad pigem ei viitsi seda teha, sest siin on niimoodi, et kaloraažist ei pruugi sulle jätkuda sellisel juhul, kui sa oled tõepoolest mingi väga rasket füüsilist tööd tegev inimene või sa oled mingi tippsportlane, kes teeb päevas 4-6 tundi trenni, eks ole. Üldiselt, kui sa sööd lihtsalt, eks ole, pudru ja smuuti ja õhtul mingisuguse õhtusöögi ja sa võtad täiskoguses seda Lifelong Vitality vitamiine, siis raku tasemel ei ole sa toitaine näljas. Et seal võibki olla see, et siin on nagu väga raske jääda kaloraažis kuidagimoodi alla kukuda. Kaloraaž võib olla väiksem küll kui tavaliselt, aga see ongi meie eesmärk ju natuke anda kehale vähem koormust, on ju, ja võib-olla siis ka aidata tal, eks ole, võib-olla kaalu langetada, aga üldiselt selle puhastusega nälgida väga ei ole võimalik, kui sa just ei lähe väga ekstreemseks või nagu ma ütlesin, kui sa ei ole mingit ekstreemsporti tegev inimene igapäevaselt, siis on see keskmine kaloraaži vajadus on päevas nagu suurem. Aga mina lihtsalt ei suudaks lugeda neid gramme ja kaloreid ja kilureid ja asju ja kõike. Just, et tuleb usaldada oma sisetunnet just. Ja just nimelt jälle tunnete mängi sellega, et kas sa arvad, et sul on isutamine või sul on nälg. Mida vähem soola sööd, seda vähem tekib suhkru maguseisu ka, sest et soola söömises tekib nagu toidu, tekib samamoodi nagu tekib pohmakas, nagu peale alkoholi joomist. Et peale soolast sa tahad jälle midagi magusat, peale magusat tahaks jälle midagi soolast, peale soolast tahaks jälle midagi magusat. Kui sa harjutad keha ära ja keha maitsemeeled ja keele ümber, siis tegelikult ühest toidukorrast piisab, sul ei teki seda, et ma tahaks midagi magusat peale süüa. Võib-olla see aitab ka. Jaa, aitäh. Ma vaatan praegu kella, et
kell on täitsa piisavalt, et kas meil on olulisi küsimusi, mida me tahame arutada siin ja praegu, siis me võiks need arutusele võtta veel siin ja praegu, et on kellelgi küsimusi, millele on vaja vastuseid. Mina tahaks küsida, Küsis Vea. Ja. mis homme hommikuks süüakse? Mina ütleksin, et putru, aga sobib ka smuuti. Kui ma ei söö üldse putru, mida ma söön homme hommikuks? Nii naised, andke soovitusi. kas sa smuutisid teed, Svea? Ja seda ma võin teha. On sul asjad valmis ostetud täna? Homme hommikul siis ei pea poodi minema, sest muidu. Mida sul rohelist on näiteks? Õuna. Ei, ma pean silmas rohelehelisi. Ongi õunat rohelist veel. Ja, okei. Et kui sul praegu ei ole rohelehelisi üldse mingisuguseid, siis ja küll tee siis tõepoolest niimoodi, et sa võid selle rohelise õuna sinna panna. Kas sul on mingid ananassi või mingid sellistesse või maasikaid? Mul on vaarikaid külmkuivatatud. Ja, külmkuivatatud, okei. Ma ei tea, kas need smuutisse sobivad, need on võib-olla nii head. Väga head. Ja siis panedki näiteks mingit taimset piima ja siis sa võidki näiteks, kui sa muidu putru ei armasta, siis mis on väga hea trikk smuutisse panna, sa panedki kaerahelbeid, toorelt paned smuutisse sisse. Ja, absoluutselt. Aga banaan või avokaado sobiks sinna ka. Avokaado annab kreemis just ja ta täidab kõhtu väga hästi ja ta annab sulle kõik olulised rasvhapped päevaks. Avokaado on ka üks imesöök, mida kogu aeg ostke endale valmis, et kodus, kui ka samamoodi kõht läheb tühjaks, siis sööks avokaado ära, eks ju. Ja. Näed, ja siis just, et kes te võite ka rääkida sellest, mitte ainult kommenteerida, kes siin räägivad speltamannast ja üleööputrudest ja nendest tatra, vaata toortatra üleööpudrud ja siis on ka galetid, just nimelt galetid on ka väga hea võimalus, mida nagu hommikuks süüa. Mina olen ise smuutiinimene hommikul, sellepärast ma räägin smuutist nagu mingist aamen kirikus. Aga rääkige teistest oma nendest speltamannadest ja asjadest, palun. Ja Lea tõi siin välja muide selle legendaarse guacamole, et eelmist puhastuskuuri alustades me saime Kersti sinu käest väga hea guacamole retsepti, et kui see on meil grupis olemas, siis ma märgin selle ära, et ma toon selle ülesse poole natukene, sest praegu on ju ka kõiki neid suurepäraseid viljasid saadaval. Veel on meie enda tomateidki, et mul on endal köögis oma kasvuhoone tomateid, mida võtta. Ja, aga pudrud on see, et speltamanna oli minu jaoks hästi tore avastus meie suvelaagrist tegelikult, aga see oli väga eriline speltamanna ja Piia ilmselt sööb seda erilist speltamannat, mis on pärit siit meie lähedalt suurepärasest Camp Hilli külast, eks ole. Mina ostsin eile või üleeile, ma ostsin poest, ostsin selle ökospeltamanna, mis on jahujaani veskis tehtud. Ma vaatasin seda pakki ja ma teadsin juba peale vaadates, et see on hoopis erinev, kui on see Pahklaküla speltamanna, aga ma mõtlesin, et ma olen eelarvamuste vaba ja proovin, et äkki kõlbab see ka süüa. Ja tegelikult süüa ta kõlbab, aga see puder on hoopis teise nagu sellise olemusega, et ma pean sellega natukene harjuma, aga speltamanna on väga mõnus. Ja kõik need kaerahelbed, et need on nagu hästi tavaline asi, aga sealjuures minu arust nagu nipp on see, et putru ei tohi surnuks keeta. Et see on hästi tore nagu mõte, mille meie kooliarst, mul lapsed käivad Waldorf koolis ja siis on hästi armas selline antroposoofiline arst, kes aeg-ajalt meiega kohtub ja siis tema juhistest on see, et ma loodan, et teie ema putru surnuks ei keeda. Et see on just see, et sa ei keeda teda nagu selliseks pehmeks lögaks, vaid just nimelt natuke ja parasjagu, et ta ei ole enam päris toores, aga seal on ka see nagu selline natuke sisu ja närimist ja olemist, et selline tunnetuse asi. Just ja pudrule võid peale panna külmkapist võetud, kui sul on külmkapis näiteks marju või siis nagu Piia tõi siin näite, et saab ka teha sellist vürtsikat putru, nagu kurkum, ingver, tšilli lisada, et Piia võib-olla sa lisad, täiendad, see on väga põnev. Mina lisan kurkumit magustoitude sisse ka ja ingveripulbrit absoluutselt igale poole. Ma ei tea, miks mulle lihtsalt maitseb. Küll ma ei pane eeterõlisid kumbagi, ei kurkumi eeterõli ega
ega ingveri eeteriõli putrudesse. Neid ma tarvitan teistel viisidel. Mulle maitsevad sellised vürtsikad pudrud. Ma ei ole küll väga tugeva tsilli armastaja, aga kui on natukene tsillit, siis see on nii äge. Lihtsalt meeldib, sellepärast teengi. Jaa, absoluutselt. Et Kersti siin küsis, kust speltamannat saab, aga speltamannat, ma arvan, on igas natuke suuremas Svelveris või mingis biomarketis või sellises kohas olemas, kus on neid ökojahusid ja asju. Et aga noh, niimoodi. Biomarketis ei olnud, sellepärast ma küsisin. Okei, sest mina ostsin viimati täiesti tavalisest Keila Selverist. Oli vist korraks. Ei, ajan sulle jama, ma ostsin selle Järve Selverist, ma olin Tallinnas. Jah. Okay. Ja kaerapuder, Inga ütleb, et ei sobi talle, et sul on võimalik võtta ka gluteenivaba kaera osta, sest kaer iseenesest gluteeni ei sisalda. Tavaliselt, kui kaeral on see gluteeni probleem, siis tegu on ristsaastumisega. Et noh, vaata Eloveena sarjas on, kui nad on korralikult ladustatud ka, et siis nad on seal riiulitel kõrgemal ja nendel kaeradel, mis on gluteenivabad, on eraldi see gluteenivaba märk peal. Et noh, see võiks nagu kõne alla tulla, aga riisipuder on ka täiesti suurepärane. Ehkki ma ei tea, toitainete poolest on natuke teise profiiliga vist. Ja just. Et jah, putrude maailma saame siis avastada, kellele sobib ja smuutide maailma saame avastada ja tervislike snäkkide maailma saame avastada ja hautiste ja suppide ja ka magustoitude. Mul on tegelikult see, et minu pojaraasul on ülehomme sünnipäev ja siis me just otsisime ja vaatasime, et mida me üldse nagu saame koogiks teha. Et üks asi on see, et mina, eks ole, alustan puhastuskuuriga ja teine asi on see, et mul on siin lastel erinevad toidutalumatused. Et selline hästi põnev väljakutse, et lahendada seda. Aga on ka võimalik kooke küpsetada ja igasuguseid selliseid gurmee õhtusööke korraldada ka puhastuskuuril olles. Hästi huvitav oli seekord see, et üks armas inimene ütles, et ta ei saa praegu tulla puhastuskuurile, kuna tal on see periood, kui me puhastuskuuri teeme, on nagu hästi täis igasuguseid perekondlikke sündmusi ja pidustusi ja mida kõike, et ei ole võimalik praegu mingit puhastuskuuri ette võtta. Et võib-olla on see ka üks selline tore teema, mida korra kommenteerida. Et kuidas nagu läks, sest eks kevadel oli ka ju meil erinevaid sündmusi ja elus on kogu aeg erinevaid sündmusi. On ju. Mina kevadel käisin ühel sünnipäeval oma söökidega ja siis kõik vaatasid niimoodi väga viltu, et noh jah, aga ma usun, et kui neid palju oleks neid üritusi, sa kogu aeg oma karviga käid, et võib-olla kuskil oleks ka mingi piir siis. Aga noh, saab, kui tahad. Jah, ma ostsin selle pokkekausi ja läksin sellega ja oma koogi andsin elukaaslasele ja. Aga samas ma arvan, Lea, et nad kõik vaatasid sind pärast imetlusega, kui hea sa välja näed ja kuidas sa muutusid, nii et tegelikult kerge kadedusega. Täpselt on ju, et see oli seda ohverdust täiesti väärt. Just. Ja vaata, tegelikult on niimoodi, et kõik alustavad dieeti jooksalt, aga noh, eks me peame vastu nädal või natuke rohkem ja siis kõik murduvad, aga jah, et kui ma kevadel nagu seda pidasin ja suvel uuesti kokku saime, siis oli küll umbes selline, et see polegi veel paksuks läinud. Et jah, eks ta nagu nõudis sellist sisemist enesekindlust ka, et ma ei arvaks, et mu peale viltu vaadatakse seal laua ääres. Ja. Mul on kunagi kogemus selle Simeon dieediga, siis ma mõtlen, see on mu elu ägedam jaanipäev, et mul oli täpselt jaanipäeva lõunapäev, nii et igasugune ülesöömine jäi ära, ma olin väga rahul. Panin aga kaneeli peale väga hästi ja seekord jääb mul sünnipäev sisse, et aga mul on siuke, ma mäleta, kes autor on, tordid on, kokaraamat on ostetud, ongi hea katsetada, nii et võin teiega jagada. Äkki tahate proovida midagi, et tuleb põnev. Ja kindlasti jaga ja kindlasti jagame ja kindlasti jagage, eks ole. Et jah, see saab olema väga tore ja väga-väga põnev ja mul on nii hea meel, et seekord on meil selline, ma ütleksin, et 2 korda suurem grupp veel kui kevadel oli. Et seega me läheme nagu veel mõnusama poweri ja veel mõnusama energiaga teele. Ja see on tõesti super. Ja minul ei ole rohkem punkte kirjas, millest rääkima peaks. Kui teil ei ole rohkem küsimusi, siis ma teen selle ettepaneku, et ütleme tänaseks head ööd. Ma ütlen ühe ruttu ühe asja. Muidugi. Ei seda, et kui näiteks inimestel on, et kui sul on mingisugune, et kui sul on
halb olla ja sa ei tea, mida teha ja sa tunned, et sa hakkad ära vajuma või sa tunned, et sa murdud või mis iganes, palun kirjuta sellest, sest selles on ka grupi eesmärk, et me aitame teineteist. Just, et tule ja võib-olla ongi sul, eks ole, et kui on mingisugune lihtsalt tuge vaja, võib-olla, et mina võin ka anda mingit meditsiinilist nõu või mingit muud asja, kui on niisugune tõsisem asi, on ju, aga kindlasti suhtle. Ja ma võin ka seda öelda sulle, et ma teen nii, et kui ma näen, et asi on väga tõsine, siis ma ütlen ka sulle, okei, nüüd mine võtta lusika täis mingit mett või rasva või midagi või kui sul peaks olema kellelgi mingisugused sellised füsioloogilised mingisugused näidud peaksid tekkima puhastuse ajal. Et ei pea, aga lihtsalt kindlasti räägi ära, hoia seda tagasi, anna see tulla. Ja selles mõttes ma lihtsalt oma kogemusest jagan, et sinu toest oli nagu väga palju abi minu jaoks just eelmine kord nendel esimestel päevadel, kui ma nagu ennast väga halvasti tundsin. Siis kui sa ütlesid, et ja, see kõik on normaalne, rahulikult jätka, siis ma mõtlesin, et sa oled lihtsalt hull. Et kuidas niimoodi saab, on ju. Ja, et kui sa oled algaja, see oli põhjendatud, sest mul hakkas päris hirmus, see peavalu oli kole ja kestis tõesti mitu päeva. Ja. Just, et vaata, alati pea seda meelest puhastustega ongi see, et ennem kui sul hakkab hea, hakkab sul halb, sest organismis hakkab toimuma tohutud muutused, toksiinid hakkavad vabanema ja keha läheb nagu mingil määral natuke šoki ja see väljendub valudes, peavaludes, iveldustes, mis kõik veel. Need on puhastuse puhul normaalsed. Et ongi, seal tuleb lihtsalt vaadata, et sul ei tekiks mingeid suuri selliseid sümptomeid, mis võivad muutuda eluohtlikuks. Võt sellepärast peabki rääkima ja siis tuleb ette võtta midagi muud. Aga meil see kõlab hirmsamalt, kui mis ma räägin, aga lihtsalt, et sa teaksid ära hoia tagasi, räägi sellest, mida sa tunned ja mis sul toimub. Ja, täiesti okei on ka see, et mõni päev on võib-olla motivatsioon madal ja nii edasi, et ka seda võib ette arvata. Et mõni päev on nagu eriti hea minekuga ja mõni päev on see tunne, et kaua võib või kas ma tõesti... Mõnel päeval sa vihkad meid ja seda gruppi mõtled, et miks ma pidin nendega ühinema. On ka seda just. Mina nii hullu ja ekstreemset olukorda kevadest ei mäleta, et pigem nagu ikkagi on see olnud, et me tõesti oleme nagu abiks ja oleme olemas üksteise jaoks. Ma olen ise olnud sellistes puhastustes, kus ma pidin ära, ma vihkasin iseennast, aga tegelikult oli väga super, aga ma lihtsalt räägin. Okei, minu poolt kõik. Ja. Aitäh. Keegi veel tahab lisada? Tegelikult on üliäge. Need hirmud, mis siit nüüd nagu kõlama jäid, neid on nii vähe. Need lähevad kõik mööda, siis pärast on äge. Nii et olge julged ja suhtlemisteni. No just. Et suur tänu teile veel kord. Mul on tõesti nii hea meel, et sa oled selle teekonna koos meiega ette võtnud. Ja alustame siis suure rõõmuga homme või kes siis nüüd ülehomme ja kes siin 2 päeva pärast ja Katrin siis veel natukene hiljem. Et hakkame aga pihta ja kohtume nii-öelda teisel pool. Kuu aja pärast kergema, rõõmsama, õnnelikuma, puhtamana. Ja et see on just see, mida praegu talvele vastu minnes vaja on. Et aitäh sulle ja ilusat õhtut ja suhtlemisteni siis.